telefon on hääletamine. Sul on telefon hääletamine. Jah. On. Oppa. Tere, Amoonia. Tere, Vahur. Tere, sõbrad. Tere, sõbrad. See nädal on õnnestunud teid juurde koguda. On vä? Meil on 20 uut subscriberit. Su postitus mõjus, mis sa Mu tegid? postitus veits mõjus, jah. Me peaksime rohkem pushima seda. Aiglavoodis tehtud postitus. See läks hästi. Ootasin siis mina esmaspäeval haiglas oma saatust. Kateetri eemaldamist. Võin rääkida sellest? Muidugi võid. See oli vast üks... Tegelt, mul juba hakkas meelest ära minema. Ma tahtsin kõigepealt tänada ühtesid lapsevanemaid. Ma täna jalutasin koeraga ennem laagri rongipeatust seal metsatuka sees, raudtee ääres. Ja 2 noormeest, väiksed poisid, küsis, kas nad võivad nagu koerale pai teha ja värki. Ma ütlesin, ja, ta on jumala sõbralik, tal meeldibki, kui teda näpitakse ja värki. Ja näppisid see värki ja siis lõpuks üks noormees ütles, aga ma soovin teile ilusat nädalavahetust sulle ja su koerale ja kõike head. Ma tahaks nagu aitäh öelda nendele lapsevanematele, kes ikka veel nagu kasvatavad nagu tõelisi härrasmehi. Nii tublid. See oli väga tuus. Ei olnud väiksed naglad nagu enamus siin on, et viskavad neid torusiilipomme ja jooksevad on ja... Topivad, võib-olla panid sinna liibrite peale neid kive, vaata nagu, meie lapsepõõs panid raudte peale. Saaks mingi sitta kerata kuskil. Ei, aga nemad tundusid nagu tõesti nagu väga... Hästi kasvatatud. Väga toredad poisid. Tublid. Jah. Nüüd siis lähme selle kateedri jutu peale, mis oli... Esmaspäeval, mis oli võib-olla tõesti üks veel kohutavamaid asju, mis mu elus mulle tehtud on. Nimelt see kateeder tõmmati nagu poolenisti välja. Ta jäi siukse poole peenise peale. Poolde vinna. Siis suruti sinna vedelikku. Sikutati mul seda natuke pikemaks, tehti pilti. Siis suruti õhku sinna. Kui tehti pilti, ma mõtlen ette, kus arst on oma iPhone'i kaameraga sul lihtsalt mingi, nice, klõps. Oi, see kaamera oli natukene suurem ja natukene uhkem. See oli täitsa nagu röntgenmasin. Ja oi, see oli vastik. See oli vastik ja üldse. Aga seda oli vaja teha. Saime teada, et kõik on paranenud. Esimesed paar päeva oli tõesti nagu väga veider pissida. Kuidas tänaseks on? Tänaseks on juba parem, aga kõik need sensatsioonid on uued, mis seal toimub. Ilma selle nahata see asi kõik nagu kogu aeg on mingid veidrad tunded. Kohati ebamugav, kohati nagu veits nagu tuim, ma ei saagi nagu aru. No, eks see kõik võtab taastumine ongi see protsess. Kui ma võrdlengi mingi teiste operatsioonidega, mis mul on nagu tehtud, siis sa hakkadki tundma mingi täiesti uusi asju, et iga päev võib mingi uus tunne olla. Ja praegu ongi see, et nagu siin läheb veel aega, et esmaspäev võet välja, kõik on hästi, kõik on üli hästi paranenud, kõik kaavad, värgid on timm, jumala ilus. Nüüd hakkad steroide ka panema siis. Okei, see oli nali. Kõik on nagu hästi. Jah. Tuleb lihtsalt hoiduda sellest tegevusest, mis mind sinna viis. Nii kaua, kuni on ikkagi määratud, et paus olema, siis tuleb kuulata doktorite neid. Ja, arstid väga toredad. Siis kui nad sikutasid seda välja, ma ütlesin, et jumal tänatud, et ma magasin siis, kui te selle sisse panite. Siis nad viskasid nagu nalja. Me tegime sulle palju valusamaid asju, kui sa magasid. No obviously on ju, skalpelliga riista kallal. Jah. Tänaseks päevaks... Kus sul need õmblused tehtud on? Ma mõtlengi, et oletame, et see on nüüd peenis on ju. Oletame, et see on peenis. Et kas sul nagu tõesti nagu lõigatigi kuskilt niimoodi? Ei lõigatud või? Kui see on nagu see pea on, siis mul on... Ümbert niimoodi? Jah, selle all täpselt pea all on 360 kraadi. Ja. Aga võib-olla see ongi parem kui see, et sul oleks reaalselt nagu mööda türa.
vabandust, mööda sugutit lõigatud siit niimoodi. Peenis on nagu õige see. Ja siis see koht, kus ta nagu katki on, seal on nagu, ma ei tea, kas need õmblused või värgid, et on sellised kühmud. Ma hommikul vaatasin, kui mul oli üsna jäigastunud, kui ma hommikul ärkasin, siis ta nagu on hoopis teise kujuga mul esiteks. Ja need kühmud nagu teevadki mingi veits. Ma lasen seda käe alla. Kaua ma hoian seda. Veits on nagu siukest, kui mul varem oli lihtsalt nagu ühele poole kõver, siis ta nüüd on nagu sirge, aga veits on siukest kühmud. Nüüd on see ussika. Ei, väga põnev, mis sellest nagu saama hakkab. Ja noh, ma ei tea nüüd. Ja tundub hoopis nagu teise kujuga ja hoopis nagu uus M on. No vaatame, sellest asjast on nüüd möödas natuke üle 3 nädalat, mõned päevad. Et ma arvan, et siin mitu kuud veel läheb, kuni see asi hakkab nagu sükast taas olema nagu sama on ja. Et anname aega ja eks siis ole näha, aga tead, me tegime siis selle Q&A kasti. Ikka peenise küsimus oli seal ka. No, et me jõuame veel sellest nagu rääkida. Peenis. Ja. Noh, ma võin ka veel nii palju öelda, et tänaseks päevaks on saanud see reisisaaga lahenduse. Nii. Et nii lähedal, ma olin juba tarbijakaitsega ühenduses ja olime põhimõtteliselt 15 minuti või ütleme tunni aja pärast olime valmis selle avaldus ära tegema, et jurist siis võtab nagu käsile ja et läheb juhtumiks ära. Selle aja peale siis suudeti see, mida me peaaegu 3 nädalat taga ajasime kiri ära saata. Kas siis kelle poolt see kiri tuli? See tuli siis nüüd lõpuks Travel House'i poolt. Okei. Alguses nad suunasid ühel poole, siis teisel poole, siis oli vaikus, tükk aega. Võib-olla teinekord peatame sellel pikemalt, aga nii kui ma selle kirja saatsin kindlustusele ära, kindlustus saatis otsuse ja korras. Saite juba tagasi või veel ei ole saanud? 3 tööpäeva jooksul. Väga nice ju. Aga miks ma pidin 3 nädalat fucking Travel House'ist ootama seda? Võib-olla sellepärast, et ma ei ole influencer, sest ma olen see inimene, kes lihtsalt maksab asjade eest ja minuga võib käituda siis nagu. Me just mõtlesimegi, et see meilivahetus on nagu näha. Ennem maksmiseni on kõik smileid, kõik on tore ja siis kui juhtub õnnetus, siis hoopis. Ja mina siinkohal ei võta mingit sõnad, minul on Travel House'iga väga nagu head kogemused on ja et ma olen ka nendega tõesti koostööd ka teinud on ja et ma ei taha siin nagu olla see, kes mingit. Meil on erinevad kogemused, me ei pea oma vahel sellepärast tülli minema. Mina sealt rohkem ei osta kindlasti mitte midagi. Mina antireklaami ei tee selle koha pealt, mina soovitan osta. Et inimesed kuulake, keda tahate kuulata ja ma veendusin selles, et ma ikkagi edaspidi broneerin reisid nagu ise. Ise on alati selles mõttes, et 100% nagu ohutu. See tulebki meelde, et kohe varsti peab USA lennupiletid ära ostma. Mitte LOL Traveli kaudu ja LOL Traveliga on olnud ka juhtum, et raha läheb maha, aga piletid ei kuskil. Aga õnneks Eesti Pangast, kui helistada, siis nad annavad raha tagasi. Seda oleks hästi. See oli ka umbes võib-olla isegi suurem summa, see oli mingi 1,5 tonni. Enam vähem samasse auku on ja. Sest et põhimõtteliselt jah. Ühesõnaga, ostke oma lennud ise, reisid ise, ma tean, muidugi see pakettreis on vahest väga mugav. Mina mõtlen ka praegu, et ma vist järgmist reisi tahaks ikkagi teha nagu paketikat, et ma ei viitsi oma selle tripi peal, ma pidin kõik ise orgunnima. Kuhu, mida, millal, miks, majutused, ma ei tea, kõik nagu hullu organiseerimine tegelikult on. Ja, aga ma saan aru, see reisibüroode asi läheb nagu kindlasti AI kätte ära, sest et kui sa tegelikult oskad jällegi kasutada, et kuule, vaata mulle sinna, tee mulle see, mis sealt saab, pane kõige odavam see paika, vaata, mis seal on, kes transporti pakub, kes, kuidas, kas ma saan lennata, vaata mulle lennud äkki mingi ringiga, aga odavamalt või bla-bla, siis ta teeb sulle selle kõik välja, põhimõtteliselt prinditava dokumendi ja lingid juures ühe lehe peal, kuradi ainult kliki maksa. No lihtsalt võib-olla tuuagi siia inimestele nagu see välja, et paljudel ongi mingi, ma ei viitsi, mul on hea kindlustunne, aga ma võtan büroo kaudu, aga see büroo ei tähenda alati kindlustunnet, nagu tuleb välja, et
ma arvan, et ise vaadates need asjad, teades, et sul on reisikindlustus, on parem, sest et siis sa ei pea kuskilt ootama nagu kellegi teise mingit vastust, et jah, umbes läks perse on ja sorry, jah, et sa saad kohe pekki minnes kindlustusega tegeleda ja muidu oled nagu endas kindel. Aga inimesed ei tea, vaata, nad ei oska üldse kasutada neid, ma ei tea, Momondosid ja Skyscannereid ja kus ma need lennupiletid saan, kus ma nüüd tean, et need õiged on ja no ostad lennufirma kodulehed need piletid, see mitte kuskilt LOL Travelist on ja et tuleb jah. Ei no ju tulebki välja, et on niimoodi, et sa vaatad Momondost välja ja siis ostad on ja vaatad, kes see teeb lendu ja siis lähed lennufirma lehele on ja jah, niimoodi, mina alati teen nii, Momondo vaatan, sätitan seal neid kuupäevi, vaatan neid asju on ja siis vaatan, et kes nagu lendab ja siis lähen võtan selle otsepakkuja kodulehelt on ja. Nii palju siis reisiinfot siia Q&A osasse. Peenisest ka, ma arvan, et me räägime siin veel edasi ja sellest reisiasjast ka ja otseselt jah, siuke kogemus siis. Kui keegi tahab kuulda rohkem, siis andke teada. Ja, ühesõnaga, ma võtan esimese küsimuse. See oligi küsimus sulle teemal, jätkame siis selle peenise teemaga, et mida teeksid antud olukorras teisiti ja mida õppisid sellest pro-tipina mõeldud? Et kas jah, oleksid sa saanud seda ilmselt kuidagi nagu vältida või mida teeksid teisiti ja mida õppisid? Mida sa õppisid? Mida ma õppisin sellest? No, 2 küsimust oli praegu, jah. Suhtuda natukene skeptilisemalt, kui see kaasa hakkab tegema vaagnapõhjalihase harjutusi kodust mingite Telegrami kavadega. Et aga tegelikult ega siiamaani me ei tea täpselt, mis see põhjustas selle põhjustas. Kas see oli nagu liiga tormakas valenurk, ma ei tea, mis täpselt juhtus või kas ma olin liiga väsinud või kuskilt andis järgi. Täpselt ei tea, sellepärast ma ütlen, kui nüüd kõik asi taastub, ma arvan, et ma ei muuda oma selles seksuaalkäitumises midagi. Sex-game'is otseselt midagi. Alguses olen ettevaatlikum kindlasti, aga ma värk läheb edasi nagunii samamoodi. Lihtsalt ongi, kui kellelgi peaks uuesti juhtuma siuke asi, siis ma ikkagi soovitan nagu jah, väga kiiresti nii-öelda haiglasse minna ja nõuda nagu kohest kirurgilist sekkumist. Et jah, rohkem ei oskagi praegu siin sellele küsimusele vastata. Hea vastus ja ka nagu ongi, et mis sa siis nagu teisiti oleks saanud teha, et enam ei seksi. Ja see, kui kõik mõtlevad, et mida tegelikult, seal ei olnud absoluutselt mitte midagi erilist, on tehtud kordades hullemaid asju, kõvemini, mis iganes. See lihtsalt juhtus 13 ja esmaspäev. Jah, mitte reede. Nii, võtame küsimuse järgmise või? No võtame. Sina saad siin kindlasti palju nagu arvamust avaldada, sest et ma nagu põgusalt olen kursis sildarude teemast, aga ma olen see vend, kes ei loe uudiseid, ma olen väga kauge sellest, mis toimub maailmas, mis toimub mingites draamades on ja, et ma olen ennast sealt massimeediast välja lülitanud ja küsimus on siis see, et mis arvate sildarude juhtumist? Mis me natukene seda vist võtsime Katja episoodis teemaks, aga me võime seda ju uuesti üle korrata. Mõtlen, et sinul on nagu mingi oma arvamus asjast. Mina näen seda pigem rohkem nagu siukse peretülina võib-olla vaata, mis kahjuks kandub edasi nagu laste sporditulevikku ja võib-olla saaks selle asja nagu kuidagi paremini lahendada, aga näed, et raha on, ma arvan, inimesed hulluks ajanud, ära kamminud ja nüüd selle raha pärast on siis, ma arvan, kõikide osapoolte elu nagu väga ebameeldiv.
no jah, see ongi, nagu me teame, see on peretüli. See on tõmmatud nagu täiega nagu päevavalgele. Öelge näiteks keegi 30ndates inimene, kes ei oleks oma isa käest sõimata või rihma või nagu normaalselt kolakat saanud. Ma arvan, et kõik on saanud. Kõik on natuke kolakat saanud, jah. Et see tänapäeva ühiskonna ongi see, miks ma ütlengi, et päris raske on nagu last kasvatada, kui sul on nagu nii rämedad piirangud ees ja siis sa kasvatadki selle mingi jõnglase valmis, kellel puudub mingisugune ohutunne või autoriteet teiste inimeste suhtes. Või siis tulebki mingi täitsa nagu flegma, on ja. Aga see, mis seal nagu jah, mida seal tuuakse nüüd päevavalgele, et üritatakse maha teha, siis mul ongi nagu see, et ongi üks pool on saanud kõvasti haiget, teine pool on läinud edasi, et kistakse võib-olla kõige väiksemadki asjad tehakse nagu nii suureks ja hulluks. Ja selle taga kannatabki nagu põhimõtteliselt praeguse viimase 10 Eesti kõige edukam treener, mis sest, et tema meetodid võisid olla natukene karmimad. Nagu ma olen öelnud, spordis ja seksis on mingid asjad rohkem lubatud. Kui me teame eelmised suured medalivõidud, mis meil olid ka väga karmi käe järgi tulnud. Sest spordis ongi see natukene teretulnud, et selle ainult prääniku ja paiga me ei saa mitte midagi. Siin norrakad surevad treeninglaagris ära. Ja... Keegi tee sellest numbrit on ja. Et jah, minu jaoks on see nagu kurb. Veits võiks nagu need pereasjad jätta kuskile mujale, aga me saamegi aru, et üks pool on hääbumas ja lihtsalt, et pildis olla, on vaja sellist ohvri rollis olla. Pigem nagu võiks plaksutada nooremale sugulasele kaasa, et temal on veel kogu tulevik ees, on ju. Ja on juba saavutanud rohkem, on ju. Et neelaks, ma ei tea, kas peab alla neelama või nagu kui oli kehv isa, ära suhtle. Ongi, sure. Jah. Et nii kaua, kuni sa seda leierdad, nii kaua sa selle endiselt ohver oled. Jah, selles olukorras ju igaval ise oled on ja. Ma ka ei suhelnud oma isaga mingi viimased aastad. Ja. Absoluutselt, aga ja nii kui kasti läks, siis ma tundsin nagu kahetsust, et oleks võinud ikka ära klattida asjad. Ja, kui ühel hetkel on hilja, vaata, siis sa ei saa enam valida. Et kas sa nüüd, siis see jääbki ju õhku nagu. Siis on nagu sinu südame peal see, et tema on nüüd läinud, aga siis sina kassid selle pärast, et kurat, see asi nüüd niimoodi. Iga siin 10 aastat tagasi ka veel, ma arvan, Eesti inimesed, lapsevanemad ei teadnud täpselt, kuidas neid lapsi õigesti kasvatama peaks ja kuidas neid kasvatatud oli mingi nõukogude ajal ja nagu me ei ole päris, me võtame mingisugused läänemaailma mingid lapsekasvatustrendid siia, aga me ei saa neid veel tõe pähe võtta, sest et me oleme tulnud natuke teisest kohast. Meil seda vabadust ei ole siin veel päris olnud. Jah. Lähme edasi või? Ma arvan küll. Saime vastatud piisavalt. Läheb juba teema muidu kuskile lappama ära. No siit hakkavad tulema sellised ütleks arvamusküsimused. Kas naiselik olemine ja tugev karakter hirmutab tänapäeva mehi? Ma arvan ka, et hirmutab. Väga hirmutab, et seda on ju näha ka, kuidas viimase mingi 10 aastaga on veits nagu vahetunud nagu see, et naised võtavad selle mehe rolli nüüd nagu enda kätte toorelt. Esiteks naised on nagu kuidas ma ütlen, distsiplineeritumad, rutiinsemad, näevad endaga vaeva, vaatavad tuleviku poole, juhivad, juhi karakter on sisse tulnud, mehed on nagu, nad on natuke piinatud ka, ongi alla surutud, aga teinekord ongi see, et kui sind surutakse ühiskonna poolt alla, siis suru vist just tugevamini vastu, ole rohkem see mees. Tänapäeval nagu ongi see, et kõik mehed tahavad nagu pliisida neid naisi, aga tegelikult selle asemel võiks nagu võtta ikkagi natist kinni.
et tegelikult ju enamus naised ikkagi veits nagu vajavad no aga vaata, mingi viimane teema oli ka, et kuidas sa ütlesid, seda reisi episoodis, et umbes nüüd ma tean, kuidas mingi kõik mehed kogu aeg tunnevad selle kohta, et mehed peavad nagu mingi järgi andma, ma ei tea, kompromisse seal tegema, et noh, kui ma selgitasin, et mulle meeldib üksi sellepärast, et ma ei pea kellegagi arvestama ja ma saan kõike ise otsustada, bla bla onja. Et aga miks siis te ei pea seda tegema ju? no ei peagi. No miks siis on, et no jaa, aga see on nii kõik normiks mehed tunnevad umbes see on nagu, niimoodi. see on nii normiks saanud. No jah, et aga mees let's surub ennast change the narrative siis. ma olen üritanud seda teha. Jah, üksi ei piisa on ju sellest üritusest. Vaata, kui palju naisi pidi läbi käima ennem kui nagu keegi nagu lepiks minu mingisuguse veits võimutsemise. Sinu kasvatusmeetoditega. sellega seal ei ole endiselt veel kompromisse saavutatud, aga läbirääkimised käivad. Istume laua taga ja diplomaatselt. Et jah, kahjuks nii on, aga kõikidel meestel on väike võimalus seda nagu see ongi see, et kõik arvavad, et nii kui sa natukene võimutsed, oled sa kohe toksiliselt maskuliinne. Aga tegelikult seda ongi vaja. Ma arvan ka, et seda on vaja, et mees ikkagi peab rohkem olema süka munadega. Kogu see alkoholism ja kõik see, ma arvan, et need meelemürgid ka on seda, tekitavadki seda ebakindlust ja kui sa ainult täispäevaga julged mingeid asju välja öelda, siis jah, ja ma arvan, et nagu mehed võib-olla nad ei viitsi ka, et kui nad näevadki, et see naine üritab seal olla, noh, mitte üritab olla, vaid ongi see nagu tugev karakter ja ongi vaja nagu kompromissi saavutamiseks võib-olla vaeva näha, et see ei toimu niimoodi, et mees ütleb ja nii on, ei see naine ei anna naljalt alla ja see ongi, et see mees ei viitsi, siis ta ongi lihtsalt, ma ei viitsi, vaata, pohhoi tee või nagu sina ütled, on ja, et nad lihtsalt, nad ei viitsi isegi arutleda mingeid asju. Sest enne tekib sellest tüli, siis minnakse nagu närvi, siis paugutatakse uksi, joostakse minema ja noh, vaata, et sa ei jõua, sa ei oska normaalselt suhelda ja siis ongi see tugev karakter sõidab sellest mehest üle ja mees lihtsalt ei viitsi nagu arutleda nendel teemadel, ongi siuke, pohhoi, teeme nii, nagu sina ütled siis, sest ma lihtsalt ei viitsi. Et mehed, ärge olge siukse suhtumisega siis, et te peate ikka pingutama, et saaks mehed olla. No, et mees olla peabki pingutama. Peadki, sind üritataksegi elu lõpuni alla suruda. Aga ei, ära anna järgi. Olge tugevad ja jah, ärge laske endast üle sõita. Naised tahavad seda, aga loomu poolest on niimoodi, kui sa neile selle annad, siis nad jooksevad natukese aja pärast sellest energiast tühjaks ja siis nad ongi õnnetud suhtes. Vot, Mart, lähme edasi. Mis meil veel on? Hea küsimus. Kas inimene saab päriselt muutuda või jääb minevik alati külge? Muidugi saab muutuda. Mina olen muutunud, sina oled muutunud. Aga see on see, kuidas sa seda minevikku tõlgendad. Sa võid seda iga päev teistmoodi tõlgendada. Kas sa jääd, ongi, kas sa oled ohver või võtad selle mineviku, nimetame siis isegi lollused kogemuseks? Ma arvan, et siin on hästi palju, see ka sõltub, et kas sa õppisid nendest asjadest ja sa said aru, kas sa tegid siis valesti, mis oli nagu mingi hävituslik muster, mida sa seal minevikus nagu tegid, on ja kas sa tead, et nüüd, kuidas sa nüüd nagu paremini teed. Et vaata, mul kohe nagu jookseb selline pilt lihtsalt silme, et on mingi ala mees, see küsimus oli naise poolt küsitud, on ja tüüp, kes on mingi räme ringikepi olnud ja siis tuleb mingi, ei, ma enam ma mitte kunagi sind kallis ei petaks, vaata.
ja siis see naine on mingi, oi jaa, ta on nii muutunud ja ta enam kunagi ei joo ja siis see nagu läheb siuke pool aastat mööda, siis hakkab ikka see, et vaikselt mingi tinutamine, mingid sõnumite, mingid leidmised umbes alas, ma mõtlen nagu sellised asjad, et kas selline inimene muutub või ei muutu, on ju, ongi see iseasi, kas ta on õppinud sellest olukorrast midagi ja kas ta käitumine ja kõik see peegeldab seda, et ta on õppinud, on ju, et ma arvan, et meie sinuga oleme väga tõestanud seda, et me oleme muutunud. Me oleme nagu nii muutunud, et see on ebareaalne, on ju, ja me oleme ka tõestanud väga pikka aega, et see ei ole lihtsalt see, et ma räägin suure suuga, kui muutunud ma olen, aga ma backstage'is panen ikka nagu mingi, noh, toorelt. Asi ongi selles, et poole aastaga ei muutu. Ei, See võtab aastaga. seal peab olema, ma arvan, see peab olema väga mingisugune siuke traagiline pöördepunkt, mis on nagu reaalselt ikkagi traagiline olnud ja see inimene peab oma mitte ainult jutuga, vaid ka pikaaegselt näidatud nagu kogemusega, käitumisega, ellusuhtumisega tõestama, et ta ongi päriselt muutunud. Mitte see, et ma nüüd olen, ma ei tea, lõpetasin ühe suhte, kus mind jäeti maha, sest et ma keppisin ringi, võtan järgmise, räägin, et ma enam kunagi nii ei tee, ma olen nii õppinud sellest. Aga siis ikkagi need mustrid hakkavad nagu korduma, on ju, et sa pead ikka natuke rohkem vaeva nägema ja ikkagi tõestama, et sa oled muutunud. Just. Ma arvan nagu seda, et jah, see võtab aega ja sa pead nagu kõikide asjadega nagu rahu tegema ja nagu ja tunnistama ka endale vaata võib-olla nagu seda, et jah, mul on nagu, miks sul see viga oli, et see mineviku nii-öelda mingi taak on ja mis sul seal küljes on, et kust see tuleb, sa pead jõudma selle nagu põhjuse tuumani, lahendama ära nagu mingid küsimused on ja mis iganes sul, kus sul see tulnud on, lahenda see asi ära enda jaoks ja pane nagu uued mustrid oma ellu. Jah, kui sa oled need asjad ära lahendanud, need sõlmed lahti arutanud, siis need mineviku asjad jah, ilmselt ei hakka niimoodi, jah. Aga kui sa lihtsalt blä on ja räägid seal midagi, oled siuke mesijutu vend ja see nagu ei tööta nagu, ärge uskuge sellist paska, vaata. 3 kuud, kevadel läksin lahku, sügiseks ma olen teine hoopis uus mees. Täiesti nagu see ei ole. Niimoodi ei, aga kui ma ütlengi, et see asi on nagu very deep ja seal järgneb nagu palju siukseid faktoreid, et sa päriselt näed, et see inimene on muutunud ja ta on väga haiget saanud, ta on väga õppinud, ta on täiesti uus inimene iga nagu külje alt. Vaata, siis ma nagu usun, et see minevik ei ole asi, mis alati külge jääb. Päris õige. Jah. Ma täiega nõustun. Aga see ei ole lihtne, ma ütlen mehena, enese leidmine uuesti täiskasvanud eas ja kõigega rahu teha, mida sa oled nagu teinud, nagu sa tead, et sa oled teinud valesti ja tunnistama endale seda, et ma olen aastaid teinud väga valesid otsuseid, siis sealt välja tulla on väga raske, aga see on võimalik ja ma ei tea, kõike see, mis ongi pärast tuleb, mismoodi sa üldse maailma vaatad, on palju ilusam. Kui sa tunnistad endale neid vigu. Ma arvan, et aastatega sa inimene võiks nagu läbi näha juba seda ka, et kas see jutt, mida nagu räägitakse, kas see on tõsi? Et võiks nagu mingitest märkidest hakata nagu lugema seda, vaata, et kas teeb paska või nagu ma olen öelnud ju oma praegusele kaasale, ma võiksin sulle praegu öelda täpselt seda, mida sa kuulda tahad. Aga kas see oleks õige või? Ma pigem ütlen seda, mis sulle võib-olla ei meeldi, mida ma praegu arvan. Või nagu et jah, ma arvan, et äkki sai vastuse. Ühesõnaga saab muutuda, aga see on suur töö. Nii, võtame järgmise küsimuse. Kas tänapäeva iluideaalid suruvad naisi liiga palju end muutma? See on see hea see nagu sotsiaalmeedia mõjutuse pool on ja veits küll, jah. Ja võtame lisaks siia täna nagu selle AI.
et vaata, meil on täna juba väga palju kontosi, kus on lihtsalt, seal pole isegi inimene taga, seal on puhtalt mingi AI pildid on ju, või mingid videod ja sa vaatad mingi ideaalne inimene on ju, aga reaalselt see pole isegi inimene. Et ma olen kuulnud, et need AI OnlyFansi testid teenivad nagu sadu miljoneid. Jaa. Ebareaalne, kus inimesed on ikka lollid nagu. Ma olen ka oma raha nagu pannud igasuguste lolluste peale. Aga nagu... Mitte selliste lolluste peale. Mitte nagu nii, jah. Jah, aga kas tänapäeva inimene suruvad naisi? Ma arvangi jälle, et sa pead nagu aru saama, mis on see sinu maitse ja mis on siis see mõjutus on ja... Miks ma seda teen? Jah, ma arvan, et ega kõigega ei pea nagu kaasa minema, aga jällegi teisalt minu arvamus veits on nagu ka see, et kui sulle meeldivad mingid asjad ja sa tahad neid teha, siis tee neid, aga saa nagu aru see, et kas see on tulnud mingi mõjutus kuskilt sotsiaalmeediast või päriselt see on asi, mis sulle meeldib, mis sulle nagu sobiks on ja mis sulle meeldib. Et noh, täna meil on nagu võimalusi teha neid asju. Ma olen seda ka rääkinud väga pikka aega, et kunagi võib-olla võtame siuke 20 aastat tagasi ei olnud selliseid võimalusi teha üldse, polnud nagu valikus, mis iganes. Kas sa arvad, et inimesed olid õnnetumad siis? Ei, ma ei arva seda, aga lihtsalt kõiki nägid võib-olla rohkem ühte moodi välja. Naturaalsed. Kommunistliku söögi, meil olid kõigil ühed samad potid, pannid. Mina lihtsalt täna nagu arvan seda, et kui sul on see võimalus ja sa tahad seda teha ja see soov tuleb nagu sinu seest, siis fucking go for it. Aga kui sa tunnedki, et sa teed selle ära ja sa pole ikka nagu, sa oled õnnetum kui enne veel, vaata, siis on nagu... Õnn tuleb seest poolt. Jaa, noh. Ja et kui sa muudad lihtsalt sa võtad selle, mis sulle antud on. Ja mängid selle käega, mis sulle segatud on, enesekindlalt, tugevalt, võib-olla veits bluffides ja värki, sa võid võita. Ja sa võidadki. Aga kui sa üritad kogu aeg pette ja naabri kaarte vahtida, siis vaatadki nagu see, muidugi ma olen väga halb inimene rääkima ka, et siin ju kõik on veits timmitud naised, aga kas see timmimine on, võib-olla on nagu mind viinud see inimeseni? Ma ei tea. Ma ei tea. Et ma ei ole selle vastu, kui inimesed tõesti tahavad nendel teha, aga põhiline ikkagi see enesekindlus ja see enese väljendus ja see tuleb ju seest poolt ja seda see ühegi lõikusega tugevamaks ega nõrgemaks teha ei saa. No jah, kui ma seda küsimust loen uuesti, ma võtaks nagu sellise võib-olla vastuse, et kas tänapäeva iluideaalid suruvad naisi liiga palju end muutma, siis ma arvan, et kas nad just suruvad? Ei usu, aga sa pead ise jällegi olema väga tugeva nagu selle filtriga, mida sa võtad sealt sotsiaalmeediast. Et iga asjaga ei pea nagu kaasa minema. Aga ma ei tea, mina ei ole ka ühtegi asja niimoodi teinud, et täna näen ja kuradi homme umbes teen on ja okei, veel arvatud need võib-olla need mingid niidid, mis ma endale panin, aga see ei ole siuke asi, et täna vaata ma näkku, sa ei saa aru, et mul on pandud mingid niidid kuskile, aga jah, et ma ei lähe, ma ei tea, kuradi nina endale ära otsast lõikama, sa oled näinud osad on reaalselt nina lõigan niimoodi, et neil on lihtsalt augud siin nagu siuke alien nose. Mingi extreme nagu body modification neid tegema on ja. Vaata, ongi õnneks seda näidatakse seda extreme'i ka päris palju. Vaata, kus läheb üle, vaata. Eestis on ka seda ülepanemist juba kohalikus ka päris palju, et õnneks inimesed saavad aru ja näevad ja kui sellest räägitakse ka, et siit läheb üle, on ju. Et inimesed muutuvad juba, selles suhtes, kui sa näed, et inimene on nagu siukse paistes näoga nagu seal Maxima taga need vennad on, siis see on nagu too much. Ma ei tea, et Eestis võib-olla ei ole nagu liiga palju isegi seda, sest pigem on see rohkem võib-olla kuskil nagu USA-s võib-olla siuke teema või kuskil piirkondades, kus on inimestel nagu ridiculously palju raha. Et vaata, siis hakatakse nagu lollusi tegema, kui sul on liiga palju seda ressurssi ja võimalusi, et teha mingeid utoopilisi otsuseid, et ongi, et täna tahan, homme teen.
või et juba täna tahan, olen juba õhtul noa all, et ja siis hiljem kahetsen. Aga jah, et Eestis õnneks me veel linnapildis nagu tegelikult ju ei näe sellist mingit asja, on ja noh, ma ei tea, iluideaalid suruvad. Ma mingi kõritatuud tahtsin mingi 4 aastat enne. 4 aastat ma nagu mõtlesin, et ma täiega tahaks teha, et see ei toimunud niimoodi, et nice, lähen teen need kohe, on ju. Tasub igasugused otsuseid sitaks igatepidi läbi kaaluda. Ja sitaks nagu kaaluda ja aru saada, et kas ma olen õnnelik nüüd sellega või selleta, et vahet nagu ei ole, on ju. Aga noh, samas ka nagu see välimus ei tohiks nii suurt võib-olla rolli mängida selles mõttes, et vahet ei ole, milline ma ju välja näen. Loeb ju see, kes ma inimesena olen. Et võib-olla minu pealt ma näiteks näen nagu palju seda, et inimesed teevad minu välimusele baseerudes otsuse, milline ma inimesena olen. Aga ma ei ole üldse see, kes nagu räme bitch on ja noh, tegelikult ju ei ole. Tegelikult ju ei ole. No vahel. No ma võin olla konkreetne, ma võin olla nagu ma olen endale kindlaks, mingitele arvamustele kindlaks, aga see, et ma ei ole halb inimene. Keegi ei ole otseselt halb inimene. Ei no jaa, aga kui mulle vaadatakse peale, siis võib-olla arvatakse, et ma olen, ongi mingi maffia kuradi leidi, on ja noh, tegelikult ei ole, vaata, ma mingi pole 10 aastat joonud, teinud mingeid asju, on ja ma olen mingi kõige eeskujulikum kodanik üldse. No seda... Aga ma näen välja, nagu ma oleks mingi viimane kriminaal, on ja. Et ma arvan, see välimus ja sisemus ei peaks nagu kokku käima. Muidugi, ju meeste puhul samamoodi, et need kõige suuremad hullult täis tehtud vennad on tegelikult väga leebed ja nunnud tegelased on ja siis mingisugused väiksed näfitsed on mingid täis hullud on ja. Et ärge pange välimusel nii palju rõhku, et jah, minge sinna sisemusse. Et välimus on savi. Oota, nii, kuidas ma nüüd võtan nüüd? Võta algusest. Kas bad boy, bad girl energia on tegelikult lihtsalt töötlemata trauma? Veits küll, jah. Ma arvan ka, et veits on. Veits on, no veits on, jah. Jah. Et selles jällegi ma lähen sinna kohta tagasi, et kui vaadata nagu näiteks võitlusspordis tegelased, kes on nagu noh, ikkagi head inimesed hinges on ka tegelikult nagu kõige parem, need, kes feigivad seda mingisugust värki. Need ei ole nagu kõige nagu tugevamad või tegijamad ka. Et sa nagu võid nagu hull inimene olla, aga hinges sa pead nagu olema hea ja seda välja ka oskama näidata, siis nagu, et tavaliselt noh, me olen ju tänaval töötates ka näinud neid hirmsaid, kõvasid vendasid ja noh, mingi hetk nad enam ei ole nii kõvad vennad. Et need bad boysid, ma kardan pigem neid, kes on need vait tagasihoidlikud. Ja neid peab parem kartma. Need on hullemad. Et, aga õnneks see bad boy ei ole enam moes, vaata. Et see mingi aeg oli trendikas, aga trendid mööduvad. Olge lihtsalt hea inimene, aga ka samas, vaata, pead olema hea inimene, aga võimeline ka olema enda ja lähedaste kaitseks nagu halb inimene. Jah. No võt. Kas me võtame järgmise? Ma ei tea, palju meil on üldse neid? No ikka on natukene. Miks ühiskond ikka veel kardab lihastes naisi rohkem kui vormist väljas mehi? See on päris. Miks? Sellepärast, et esiteks ma arvangi see, et seda ausat tõde on endiselt vähe. Et kui mees on paks, siis öelge talle, et ta on paks. Ja, ärge, tal on väike õlle kõht. See on normaalne värki ja et ta ongi, noh, ma saan aru, naised mingil määral võtavad ka endale siukseid mehi, siis nad teavad, et need on nagu kindlamad võib-olla. Et need, noh. Et keegi need ei taha või? Oi jah. Truudus on ju ikkagi
truudusetus on juhuse puudumatus või kuidas see oli? Ja võimaluse puudumatus. Et aga noh, ma ei tea, mul on nagu kogu aeg maskuliinsed naised nagu meeldinud või noh, lihasdefinitsioon on nagu minu arust nagu väga nagu seksikas. Need täitsa siledate jalgadega, siledate kätega, see on nagu kohutav. Ma vaatan Instagramis ka jälle, et viskab jälle mingisuguse ette ja siis ma mõtlen nagu, et mis teil viga on, see ei ole ju absoluutselt nagu ilus. Jah. Ma fänn on, mulle meeldib täiega üks Austraalia bobi kelgutaja, mine pekkina. Lihastes, jah. Lihastes atleetlik nagu väga ilus naisterahvas. Et no ongi see, et nagu ongi mehed on nagu kaotanud ära endal selle, et kõik arvavad, et maskuliinsus on see kulturismi keha, aga tegelikult sa ei pea olema ja siis sa võid võtta endale selle naise ka, kes on natukene rohkem lihastes. Sa ei pea ise olema tast kohe suurem või mis iganes on ju. Jah, no ma arvan, et karta pole nagu vaja neid lihastes naisi. Et ma arvan, et see on see, kuhu me lihtsalt täna oleme liikunud, on ju, et see on fine, kui naised teevad sporti ja on nagu lihastes, aga meil ongi see, et meestel on see distsipliin ära kadunud. Ma arvan, et need lihastes naisi kardavadki need vormist väljas mehed, mitte see ühiskond, vaid need samad vormist väljas mehed, nemad on nagu ma pole enam üldse naiselik. Mis asi, sa oled nagu mehelik või? Nalja teed või? Nagu ongi see, et jah, see on niisugune switch on teinud ja neid mehi on palju ja siis need tõmbavadki seda kõrdi alla nagu. Aga hakake rohkem trenni tegema mehed. Jah. Ja naised teege veel rohkem. Pange veel juurde. Tõmbaks jälle normiks ära. Keskmised on nii persest nagu vaadates nagu ma ei tea, noh. Mehed trenni. Trenni? Ja, selle lahendus on see, et naised ei tee midagi valesti, mehed teevad valesti. Et meil on rohkem maskuliinseid ja suuri mehi vaja. Jah, et naised ärge jätkake samas vaimus. Aga ma räägin, et maskuliin ja suur ei tähenda kulturisti. Et nagu lihtsalt tugevat meest. 75-kilone mees võib ka väga tugev olla. Võib. Muidugi. Ja. Minust ma arvan, et oleks üle. Enamus. Ja. Me oleme rääkinud ka sellest, et vahet ei ole, kui mis kaalus suuruses meesterahvas ilmselt saab ikkagi ka minust jagu. Kas või see 60-kilone väike vibalik mees, aga mees on looduse poolt ikkagi see, et ta on vahet ei ole. Isegi kui me saalis jaksan teha rohkem raskuse ja kui me füüsiliselt ikkagi läheks nagu oma vahel sõtta, siis tema oleks minust üle. Muidugi. Isegi, et ma lükkan selle pressid, kui 400 kilo on ja vahet ei ole. Vahet ei ole. Ja. Vastu pead saad, siis on ikkagi, see on teine asi. Jah. Nii, kas Maarja Sandra plaanib veel võistlema minna? Hetkel mitte ja ta kindlasti läheb, aga praegu meil ei ole paika pandud tulevikuplaane. Küll me räägime nendest asjadest siis, kui on õige aeg. Jah, et praegu las ta teeb trenni, näeb vaeva ja küll siis on. Küll igal asjal oma aeg. Jah, et ärge kiirustage midagi tagant, et küll jõuab. Ta on noor ka alles, tal on veel tohu ja ei polse aega. Mina läksin esimest korda lavale 27-aastasena. Ta pole veel sinna jõudnudki ja ta on juba 2 hooaega võistelnud on ja mõni palju õnne alustab seal 16-aastaselt, et tore on, aga jah, ei ole liiga hilja nagu kindlasti ei ole. Tal on aega sitaks. Nii, siis meil on küsimus, et mida arvate, et Fit Angela kolis Egiptusesse? Sina vist üldse ei ole kursis ka, ja mina nagu olen kursis. Ma isegi vaatasin ta mingit vlogi, et ta kolis Egiptusesse, Hurghadasse kusjuures. Ja ma isegi ütleme ausalt, kui ma olin Hurghadas ja siis ma hakkasin mõtlema, et huvitav, kuidas oleks siin nagu elu. Et kui ma elaksin mingi mõned kuud näiteks on ja tead, seal on sitaks odav. Ma ju vaatasin täiesti mingi Airbnb-st või Bookingust majutusi, et sa saad endale kuuks ajaks korteri mingi 200 euroga võtta.
kus sul on passiud, kõik mingid asjad on nagu olemas, on ju. Toit, üliodav, takso, mitte midagi ei maksnud, vaata, ma sõitsin ju mingi. Kas see on nagu elus nagu kõige tähtsam, et oleks soe ja odav ainult? Ei, minu mõte oli ka see, et kui ma tahaks kuskil nagu puhata, teha trenni, puhata, lihtsalt olla, on ju, et ma ei tahaks maksta väga suuri summasid selle eest, sest ikkagi minu jaoks nagu puhkamine tähendab seda, et mul samal ajal ei ole ju mingit olulist sissetulekut. Mul on ainult miinus, on ju, ja ma ei taha seda miinust nagu nii suureks ajada, kui ma tahaks mingi pikka aega kuskil ära olla, on ju, et ma ei ütle, et see point on nagu see, et peab olema soe ja odav, on ju, aga ma kindlasti ei läheks puhkama kuskile, kus on külm ja kallis. Aga kus on võib-olla hästi ilus? Võib-olla, aga Norra. ikka ma ei läheks. Inimesed on maitsida eri. Jah, ongi, ma räägin oma arvamusest praegu ju. Ega mis sellel Egiptusel ei ole otseselt häda midagi. Väga chill. Jaa. Väga chill, räpane on lihtsalt. No ja see liikluskultuur ja üleüldine kultuur. Kõik need siuksed moslemiriigid on kohutav. Eriti naisterahva jaoks tegelikult võrdlemisi ebameeldiv olla nagu kaua. Jah, seal on neid naaskeldajaid ikkagi. See on ikka selles suhtes nagu siuke Lõuna-Euroopa, ma arvan, mingid riigid oleks nagu paremad. Hispaania, ma saan aru, ka täitsa lappes on ja oli juba pekstakse ja vägistatakse neid kohalikke nagu päris palju. Aga no äkki on äge, sest et ma tean, mul ka tuttavad ju elavad Egiptuses. Ei kogemus kindlasti, sinul tuttavad on sinna teinud ju äri, on ju. Et väga lahe ja tõesti, aga ma ei kujutaks ette, et mulle juba nädal aega olles hakkab ikkagi närvidele käima see, kuidas ongi see kohalike moslemite suhtumine nagu naistesse. Ma ei ütle, et seal keegi oleks mulle öelnud nagu mingi halvasti, aga sa ju näed, kuidas nad su poole pöörduvad, kuidas nad sind vaatavad, mida nad sulle karjuvad, vaata, et ma ei tahaks elada iga päev sellises olukorras, et räme tähelepanu on sul vaata seal nagu peal on ja see ei ole mugav tunne see, kuidas nad ikkagi, millise näoga nad sind vaatavad. No jah, ainuke, ma arvan, moslemi riik või kus olla nagu saab lääne neiu, siis ma arvan, see on ikkagi Dubai või? Jah, sest et seal on ikkagi nii ära nagu turististatud see kõik. Läänestatud. Ja kindlasti on see on hoopis teissugune koht. Kindlasti on veel neid kohti, aga see on ikka täitsa teine maailm, see Dubai versus Egiptus, siis on jah. Okay. No aga vaata, me nägime seal Dubais ka neid. No jah, sest me olimegi seal kesklinnast nagu väljaspool ka on ja. Ja ma just vaatasin mingit dokumentaali sellest, kuidas no ta on ka mingi YouTuber vist teeb neid videosid ja tegigi video nendest nii-öelda Pakistani ehitajatest, kes siis nagu seda Dubaid on ehitanud ja kui palju neid seal surma on saanud ja mis tingimustes nad elavad ja see on päris hästi. Vaata, me ise nägime neid seal hunnikutes seal pimedatel tänavatel kõrbistamas on ja öösel see oli ka nagu võrdlemisi hirmus, aga Dubai kruusad ja tänavad. Aga seal oli sõbralikke ka päris palju. Ühesõnaga edu Angelale seal Egiptuses ja issand jumal, kui inimene tahab nagu pullilt panna, siis pangu nagu. Et ma loodan, et kõik läheb hästi ja naudi kogemust ja naudi elu ja vähemalt tead, ma mõtlen nagu respekt sellest, et inimene tahab midagi teha ja ta türa läheb teeb. Ei, see on muidugi. Et ma ei tea, kui paljudel inimestel siin elus jäävad asjad esiteks mingi hirmu taha, teiseks teiste arvamuse taha, kolmandaks ma ei tea, mille iganes veel taha on ja, et ma arvan, et need piiravad uskumused hoiavad nii paljudel inimestel elus saavutamata, tegemata, kogenemata mingeid asju, mida nad tegelikult tahaks teha. No muidugi ja üldse koju saab alati tagasi tulla. Jaa, ongi Selles suhtes Eesti nagu ka sul, praegu vähemalt ei ole veel nagu maha pommitatud on ja kunagi ei tea. Kunagi ei tea, millal see puna-sini-valge lipp Toompeal lehvima hakkab. Samas, ma arvan, praegu on Egiptuses ohtlikum olla kui siin. Ei ole. Arvad? Ei ole. Ta on ikka seal selle Iraani ja nende päris lähedal ju.
ei ole, seal pole häda mitte midagi. Siin ka ei ole. Ainuke oht, mis meil ongi siin need meie enda kinni makstud Ukraina droonid kipuvad meile siia lendama. Kipuvad liiga lähedale tulema. Jah, oma raha eest tulevad meie enda kurdi korstnaid siin lõhkuga. Ukrainaga üldse, seal on nii palju huvitavaid asju, aga ma ei tahaks siin peatuda rohkem. Siis meil on üks siuke tore kiri, et olen teie uus kuulaja, nii huvitav on teid kuulata, nii et suur tänu, et nii ausalt jagate kõike. Aitäh sulle, et sa kuulad ja kutsu sõbrad ka kuulama. Kutsu sõbrad ka kuulama, et üldse kutsuge, saatke laiali ja me ikkagi pingutame, et ühel hetkel olla seal topis. Tahame toppi. Nii, küsimus. Mida arvate Salajutu podcastist? Ma ütlen ausalt, pole ühtegi kuulanud. Mina ütlen ausalt, mina kuulasin esimest korda. Ma olen kunagi ammu midagi võib-olla kuulanud mingi 10 minutit ja siis ma rohkem ei kuulanud. Ja nüüd siis seal autosõitudel. Ma olin oma kõik need listist ära kuulanud juba, mis mul olid nagu pandud sinna, mis ma tahtsin kuulata. Ja siis mulle tuli see ette Spotify's ja ma olin siuke, et panen peale, las minna. Muidugi, tasub. Ja ma kuulasin ja tegelikult ma võin öelda, et üks see tunnine episood läks nagu väga ruttu, et mul oli huvitav kuulata mingid arvamused on ja mingid need kuulajate lood, kes seal saatsid. Ma vist sattusin ka mingi päris hea episoodi peale, pornost rääkisid. Mingid kogemused nagu mingi porno teemal. Ja kas nagu keegi ise pornot teinud või siis? Pigem mingi, ma ei tea, kas ala seal, ma mõtlen, mis seal head nagu oli. Mingisugune jutt näiteks, et üks tüdruk oli seal midagi kirjutanud, et muidu talle nagu porno ei meeldi, aga tema vaatab ainult mingi old fucks young mingid videosi, et see on nagu tema nišš on ja talle väga meeldib see. See on päris huvitav. Või siis, et ala kogemus, et minu mees minuga muidu ei seksigi, kui ma ainult ei pane pornot taustal telekasse mängima. Et esimene asja nagu umbes enne, kui asjaks üldse läheb, siis tema paneb telkust nagu porri käima. Okei, see on veits veidar. See on veits veidar. Aga sa kuulad, vaata, sul on nagu siuke, et täitsa nagu... Need on head teemad. Aga mina jätkuvalt, ma olen Eesti podcast'e väga vähe. Mina ka ei kuula mul üldse. Ma olen vist kuulanud mõne üksiku Treebashoni, siis mõned Robi omad, natukene siis mul tuttavad teevad see 1-2 maksen ja sealt mingid, kui ma ei tea, Vorovski oma kuulasin ära või keegi põnev on, siis kuulad, aga muidu Eesti omast vähe, sest mul on neid välismaa omasid nii palju. Ja ma ütlen ka, et ma jõua kuulata kõiki nagu. Joe Roganil tuleb palju välja, siis on Chris Phillips, neid on nii palju, ma võiks nagu nii palju, kui seda aega on ja seda kuulamisaega, kogu aeg on mingi uus osa kuskil olemas. Ja ma tean, mul on sama, et ma jõuagi nende Eesti asjadeni, sest et mul on nii palju nagu seda suuremat nagu mastaapi vaja läbi kuulata, aga mis mulle Eesti omadest veel väga meeldib on Liis Velskeri see Tervelt segane. Et ta on teinud ka mingite toitumispsühholoogidega ja erinevaid, et mõni osa mul nagu väga meeldinud, aga mõni on siuke, et ma ei tea, las ta seal taustal mängima väga ei süvene. Ega me ju ise ka saame siin aru, et iga osa ei tule nii hästi. Teinekord tuleb jälle normaalselt, aga järjepidevalt teed ja igas osas on midagigi ikka, mis võib kellelegi kasulik olla, meelelahutuslikku. Või mis iganes, vabandust. Rullu. Okei, ühesõnaga jah, et Vahur ei ole kuulanud, mina kuulasin ja ma ütleks, et see on nagu täitsa kuulatav ongi, et mida sa nagu tahad, et see oligi siuke, muidu mulle meeldib nagu kuulata siukest, kus ma saan informatsiooni või sellist mingit harivat nagu sisu on ja, et see ei ole justkui palju nagu hariv, see salajutud, ma ei ütle midagi nagu halvasti, aga seda võib-olla lihtsalt ongi, et su aju puhkab, sa lihtsalt kuuled nagu mingid... Meelelahutus. Jah, meelelahutust on ja. Et selles mõttes oli seal autosõidu ajal oli nagu kaif kuidagi. Chill, vaata sõidan siin mägede vahel, nice, kuulangi porri juttu. Selle porri jutu peale see, et ma ütlen ausalt, ma arvan, et alates mingi 14. või 13. eluaastast saati
mul pole kunagi porno vaatamisest nii suurt pausi olnud kui praegu. See on ju puhas pornovõõrutus. Päris hull, jah. Päris hull, no väga hea, noh. Võib-olla ma ei hakkagi vaatama. Ära hakka seda, sellest oli seal ka juttu. Oota, see oli mingi tüdruk, nüüd tuleb meelde, mingi tüdruk oli saatnud oma loo, et tema hakkas noorena siis pornot vaatama ja temale väga meeldis lesbiporno. Ja et näed, et mida aeg edasi, siis sai nagu aru, et see rikkus tema seksuaalsuse ära, et nüüd, kui ta nagu magab mehega, ta peab mõtlema, et ta üldse nagu lõpetaks, mõtlema peas siis nagu, kuidas kaks naist omavahel siis seksivad. Ja siis oligi, et kuule, et noh, et umbes tema hoiatab siis teisi, et ärge hakake üldse pornot vaatama, see rikub teie nagu seksuaalsuse ära, aga fakt on see, et obviously sa oled nagu lesbi. Kui see rikkus su seksuaalsuse nii ära, et sa nüüd fantaseerid, et sa saaks orgasmi, fantaseerid, kuidas naised mingi tussi lakuvad üksteisel, siis noh, ma arvan, et asi ei ole, et porno rikkus su ära, vaid et face the truth, sa oled lesbi. No kui see sind juba noorena huvitas sind ainult see ja nüüd nagu sa ei saagi muud moodi, noh, kas võib-olla tulebki siis proovida seda naist ka rohkem. Jah, et ära süüdista pornot, vaid sa lihtsalt oled eiranud oma seksuaalsust. Ma arvan, et pigem jah. Pigem on see nii. Sest et ma olen ka kõike vaadanud. Ja sa ei pea fantaseerima, kuidas kaks meest üksteisele praegu ma võib-olla pean fantaseerima seda, kui mul tekib hakkab, peale. Et see hästi kiiresti ära kaoks nagu. Ja. Nii, lähme edasi või? Lähme edasi. No hea küsimus, et mis on teie kõige hullem vigastus terviseprobleem olnud elu jooksul? Ilmselgelt. Ma räägin. Isegi see, et sul tuli jalg otsast ära. Ma jäin lapsena traktori alla. Siis mul oli lapsena südame vahel ja see põletik. Koer on põse küljest ära ammustanud. Ma jõin endal maksa mao põhimõtteliselt katki. Juba täiesti töökorrast ära nagu peapõrutused hunnikute viisi. Depressioon, mis iganes. Kõige hullem asi. Fucking munni murdmine. Ja. Mitte see, et ta oleks värske, vaid see oli lihtsalt nagu nii nästi. Ja mul on nagu mehed kirjutanud ja me oleme rääkinud, et see on nagu, nad ei saa mõeldagi selle peale. Kristina kirjutas mulle hästi, et ta pani beebi kõhust pilli, number 2 või? See Timmo on su munni murdmise peale. Et ei julge. Ei julge otsagi sisse vanna enam, jah. Et paljud on öelnud issand jumal, et... Ei, no ma ütlen, mul ka nagu new fear unlocked tänu nagu sinu sellele. Et ma ei tea, ma ei julge need lihastega ka mitte midagi enam teha, on ju. Pärast ei tea, mis see... Hakkad ka murdma neid. Murdma neid, jah. Okei, sinul ühesõnaga see on ja ma mõtlesin küll, et mul ei ole vist olnud nagu väga mingit hullu asja. Ma olen suht terve olnud, aga mis mulle nagu meenus, võtame sükastest recentlytest asjadest oli ka see, kui mul oli 42 palavik kodus, ma olin üksi ja ma mõtlesin, ma suran ära. Kui ma olin pool tundi palaviku krampides nii, et ma lihtsalt nagu terve keha oli fucking krampis ja ma ei saanud isegi võtta telefoni, et helistada kellegile, et mingi ma olen suremas, vaata. Ja pool tundi niimoodi olin, kuni lõpuks suutsin nagu telefoni kätte võtta. See võib päris hästi olla. Et see oli ikka väga nagu, ma mõtlesin, ma suren ära. Et see ongi kõik, mu lõpp on nüüd selline, et ma lihtsalt värisen siin niimoodi pool tundi mingi täiesti, noh, ma ei tea, kus ma olin seal omadega ja siis põmm, kõik, süda lihtsalt shut down. Aga näed, jäin elama. Kehad on väga tugevad nagu. No ma ei tea, see 42 oli ikka süük, et mulle inimesed nagu ütlesid ka, et 40 pluss hakkavad organid juba ju ükshaaval nagu shut down ima. Et ma ikka suht nagu julgelt lasin seal, mul oli mitu päeva ju mingi 40 pluss palavik. No minul oli ühe korra kunagi, kui ma üle doosis olin, siis mul oli siuke tunne, et ma nagu nägin, kuidas mu süda lööb siit nagu välja. See oli ka niimoodi, et nüüd ma panen küll saba. Aga näed, tutkitu asja.
Umbrohiga nii naljalt ei hävine, on ja. Ei hävine. Nii, siis on meil niisugune küsimus, et mis on üks asi, mis teeb teie päeva koheselt paremaks? Noh, see, kui koeral on tahki junn, on ju. Ei no, eks kui keegi ikkagi midagi nagu head ütleb. Ja mina oleks ka öelnud selle, et kui keegi teeb mingi komplimendi. Täna näiteks need poisid. Täna üldse nagu väga nagu tegus päev olnud hommikust saati ja nagu väsinud ka ja mul läheb veel pikale ka ja siis need poisid lihtsalt nagu jah, mina võin ka täitsa julgelt öelda, et minu päeva teeb instantly paremaks see, kui keegi kuskil lihtsalt midagi toredat teeb või ütleb midagi sükest, mis teeb nagu südame soojaks. See ei pea isegi olema, et keegi tuleb, ütleb sulle midagi, kui sa näed, et keegi kuskil kellelgi teisele teeb midagi head, mingit toredat. Ütleme, hea tegemine, hea olemine ja hea tegemine teeb nagu päeva paremaks. Jah, täiesti nõus ja meil on viimane küsimus. Kus vahur töötab? Ma võin juba kõik need kinni, sest see oligi viimane küsimus. Kus vahur töötab? Gymmis. Vahur on Gymmi ja 24/7 personaaltreener. Ma arvan, et see küsimus oligi selle teise töö kohta, aga iseasi, kas sa nagu tahad... Me räägime sellest teine kord. Jah. Et teine kord, jah. Sellest, kui me saame nagu... Kuidas me... Kui me saame sellest nagu täpsemalt rääkida ja kuidas inimesed saavad meie teenust tellida ja et teeme ägedat asja. Ja ma arvan, et see ongi. Jah, lihtne. Väga lihtne, ei midagi erilist. Ei midagi erilist. Tööd peab tegema, raha peab teenima, sport on kallis. Tervislik olla tegelikult ei ole kallis, aga kõik asjad lähevad kalliks, isegi mitte tervislik olemine ja tervislik olemine on juba suht hinnad tõusevad, nii et raha vaja. Aga ma arvan, et meil oli väga toredad küsimused olid. Ühe päevaga tuli ikkagi päris palju neid. Ikka tuleb nagu tegelikult, kui me paneme, aga ikkagi, ma arvan, meil on see järgmine siuke küsimuste nii-öelda episood on minu poolt juba välja pakutud üks. See on see red flag, green flag, mis ma sulle vaata jagasin, on ja selle ma pean ise üles ehitama. See minu teha on see kava. Aga jah, inimestele tegelikult meeldivad need igasugused siuksed, nagu vähe laiema selle amploaga läheme nendes episoodides. Teeme, vaatame ja selles suhtes on tore. Taastumine läheb hästi, keda huvitab. Ammonia on ka tagasi töölainel. Kuidas tunne on? Normaalne ja suht intensiivne nädal on olnud. Külmkapp on meil veel tühi, ma ei tea, natuke vist on näha. Sinna hakkame vaikselt jooki panema ja hakkame siin täiega jooki panema. Ja jah, vaikselt lähme. Tuba on meil hea, on ja, et väga meeldib. Ma arvan, et see on okei. Ma olen siin see nädal väga palju aega veetnud juba. Mina vähem, aga saab veedetud küll. Ja järgmise korrani. Mis seal ikka? Olge tublid. Tehke turvaliselt seksi. Ärge vigastage ennast. Ja tehke sporti ka. Ärge seal ka vigastage ennast. Ja nii on. Tšau.